Ma ei usu, et sellega arvestatakse praegusel hetkel, ega see mäng ei ole ikkagi võidetud. Lewandowski väravalöömise tempo ei ole olnud kaugeltki samasugune, nagu ta oli. Kas Pitsi tundub praegu kõige tõenäolisem lööja? Või vaatame, ei ole. Ricochet kaitsealast ja sellised, see pall alumisse nurka oleks läinud, noh, praegu hoog oli maas, töölt oleks siiski Neuer selleni jõudnud. Abi Martinezi suunas lööb väravale tulema, aga sõjast haaratud Donetskis. No, Donetskis muidugi Šahtar enam ammu ei mängi ja ei ela, aga ja siit terav mida söödu eest. Laam oli see, kes andsid palli ja Lindelöf magas selle tenderduse sealt maha. Jah, aga no meeste vahetega sealt kergel. See Euroopa jalgpallis, ma arvan, järjest olulisemaks. No nii ta on, jah, ega neid võistkondi, kes saavad raha niimoodi raisata nagu Paris Saint-Germain, Manchester City, neid on vähe. Lööb väravale, oi see. Ribéry, pall Laamile. Laam otsib tsenderdust. Ei olnud. Ja Vidal pääseb peaga löögile. Võimalust viimasel ajal olnud ja korralikult jõudu ta sellesse lööki ei saanud. Mülleri ja Vidalil on olnud head võimalused. Mõlemad on saanud alguse Laami headest ülestulekutest. Alcantara, Madrid ja Barcelona. No ma oletan, et kui Barcelona läheb edasi, siis sellisel juhul Bayern. Ja siit on 1-0! Raul! Väravailt vale väljatulek. Manuel Neueri jämel. Eliseult ka suurepärane tsenderdus kaitsjate vahele. Kaitsjad on ebakindlad, lasevad Jimeneze löögile, aga kokkuvõttes on see siiski selgelt Neueri viga, kes on, ma ei tea üldse kus kohas, ta lendigi palli suunas. Vaadake, ta on hoopis kusagil kõrval, täiesti teises kohas. Tuli lihtsalt väravast välja. Üritas siis ära aimata võib-olla kuul. Sealt Marcelo González. Almeida. Ja siin on Jimenezil 2-0 võimalus lüüa. Kehv löök. Läks ja korralikku löök ei tulnud kuidagi varbaga, sai toksata ära selle nõrk löök. Aga Neuer oli isegi selles olukorras ebakindel, et ta ei suutnud seda nõrka lööki püüda. Kimmich laseb ka selle palli läbi seal. Järjekordselt näeb. Alcantara üritab siit. Kostal on palju ruumi olnud, aga ta ei ole seda liiga hästi ära kasu. Ei ole. Nüüd jälle palliga. Nüüd terav sööt ette Laamile. Laam tuleb. Tsenderdus Laamilt. Ja tõrje. Uus löök väravale 1-1. Vidal, Arturo Vidal lööb ära teist mängu järjest. Ja temast on saamas Bayerni päästa nendes mängudes. Oli Vidal, kes lõi totaalse pommi tühja väravasse, aga nii tugeva löögi, et keegi ei suutnud seda blokeerida. Ja hästi kohe sisuliselt liikuvat palli. Tal on ruum, keskelt on täiesti koridor vaba, seal ei ole ühtegi meest, et tal on tõesti lüüa pomm tühja. Ja lööb selle hästi. Ja lööb hästi, jah, tõepoolest. Parasjagu isegi kaugemale sellest olukorrast, kus väravaht on sellest nurgast, et ta ei läinud ikka mitte ainult pommi panema, vaid suunas sellega sinna, kus oli tühi värav ees. Kõigutasid, aga ei võta sellist rünnaku hoogu siin Bayern ette. Jälle rahulikult kõigutatakse keskringi see pall. No, ja Bayern, ja nüüd on Vidal pääseb löögile. Esimesele poolajale. Ja napilt suruseisu ei olnud selles olukorras. Alcantara toob palli edasi. Pall äärele. Costa. Nüüd rahustatakse. Laam on rünnakule järgi jõudnud. Laam ehitab siin neid rünnakuid. Laam oli kõige teravam mees Bayerni rünnakus. Tema kaudu tekkisid 3. Ja siit kas tuleb 2-1? Tuleb. Müller 2-1. Või oli see Ribéry? Näeme kohe kordus, mehed. Ikkagi Müller. Ikkagi Müller. Javi Martinez võidab ohuvõitluse ja Toomas Müller on see, kes selle värava lõi. Tundub, et režissöörid ja operaatorid magasid ka maha, et ei suutnud vaadata, kes selle lõi ja näitasid Millegni Alves ja Jordi Alba on mõlemad väga kõrged. Costa. Üksinda. Läheb löögile. Tagumisse posti. Ma mõelda, aga siit tuleb väga lohakas sööt. Ja tugev kauglöök ja... Aga jah, et siin tuli juba Bayern ka mitu korda sellist lohakust ja see löök tekkis seetõttu, et Bayerni mängijad olid 2 või 3 korral rüsaka. Vaatame. Ja tundub, et löögile läheb siis nüüd see... Ja ikka üsna ebaõnnestunud. Suurepärane luigelaul, kui siit kolmikuga õnnestuks minna. Ja nüüd Müller 1-1 vastu pääsemas. Tagasi sööt.
siit löök, nõrk löök ja kehvas lihtsa palli välja, õnneks ei lõpetale dramaatiliselt. Löök ei tulnud välja Vidalilt. See läks mingi 2-30 sentimeetrit siit posti kõrvalt mööda. Eks osaliselt see löök, pigem ta liska. Ilus löök, kaks! Väga hea karistuslöök, super karistuslöök. Üle müüri, 2-2. Ma tunnen jalgpalli, Just. Hästi löödud, üle müüri keerutatud ja Neueril ei olnud šansse.